enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi Ekspordime ja samamoodi kõik saated on YouTube'ist vaadatavad, otsi üles Ekspordime kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis, kui uus osa ilmub. Täna on külas mees, kes ärimudelit kokku pannes seisis silmitsi väljakutsega, et kuidas müüa maha 40 000 eurot maksev maja, mille eest küsitakse 100% ettemaksu, mis kaalub 3,5 tonni, mille paigalduseks on vaja sihtriigis eraldi meeskonda, seda kõike viisil, et ostja pole seda elus käega katsunud, vaid ainult pildil näinud. Tänaseks müüvad nad Iglocraft brändi alt 100 sauna ja 100 maja aastas. Üks kuulsamaid sauna ostjaid on David Beckham. Tema sõnavaras ei eksisteeri mitte sõna probleem, vaid väljakutse ja ta läheneb ettevõtjana kõigele kui mängule. Mul on siiani kõrvus tema ühel konverentsil öeldud lause. Lase inimestel osta kallilt, kui nad seda teha tahavad. Võrreldes 2019. aastaga on tehtud taas pea 1 000 000 euro eest rohkem käivet. Priit Kallas, mees, kes müüb aega emotsiooni. Tere tulemast podcasti Ekspordime. Tere. Väga pidulik sissejuhatus. Tahad sa siia midagi lisada? Mingid asju, mille üle sa ise oled eriti uhke või mingid numbreid siia tutvustusse juurde tuua? Sa võtsid kõik nii pidulikult kokku. Ma vist et umbes nii on, jah. Aga äkki avad sa paari sõnaga kuulajatele, et mida te täpselt teete ja müüte ja siis liigume sealt juba ekspordi peale edasi? No me Eestis olemegi hästi palju selle saunatootjana nagu tuntud, et Iglu saun ja nii edasi, aga tegelikult me ennast peame nagu majatootjaks ikkagi. Ehk et meil täna on põhisortimendis on 5 sellist väikemaja mudelit, aga me teeme hästi palju ka selliseid nagu bespoke asju, ehk et tuleb tellimus, me teeme nagu siis, ma ei tea, keegi tahab mingi teise kujuga või mingi moodulitena ja nii edasi, et teeme palju ka selliseid projekte ja me keskendume peamiselt ärikliendile, ehk et meie kliendiks on siis mingil kujul majutusteenust pakkuvad kohad, et on need siis mingid, ma ei tea, rahvuspargid või loomaiad või mingid pulmade pidamiskohad ja nii edasi, et me otsime nagu selliseid kliente. Ja noh, mida aeg edasi on läinud, eks siis endal on ka rohkem julgust tulnud, et meile nagu meeldivad sellised, et nad võiks olla mingites erilistes kohtades, et ma ei tea, on see mingi rahvuspark või mingi lossi, mingi tagahoov ja nii edasi. Et võib-olla päris nagu igale poole ei tahagi oma toodet müüa nagu. Aga te alustasite on ju erakliendi suunalt tegelikult ju neid saunade müügiga, ja? Ja, et saun on siiani nagu tegelikult ikkagi 90% erakliendi toode, et ostetakse neid ka nagu mingitesse, ma ei tea, spaadesse või hotellidesse ja nii edasi. Aga saun on ikkagi suuresti erakliendi toode ja mingi osa sellest väikemajast läheb ka nagu erakliendile. Et võib-olla jah, et see saun rohkem siuke emotsiooni osta, et sul tuleb mingi hooaeg ja siis on nagu kohe vaja. Mis aastal te esimese sauna maha müüsite? 2000, ma arvan, et see oli 2014 lõpp ikkagi vist, äkki midagi sellist nagu, jah. Ja kuidas sealt kogu see teekond siis üldse sinna ekspordi suund, et täna palju ekspordiks protsentuaalselt läheb teil üldse? See aasta nüüd, või ütleme siis 2020 natukene see number kukkus sellepärast, et müüsime Eestisse väga palju saunasid tänu sellele koroonale. Ma ei tea, kas saab öelda tänu üldse, võib-olla natuke valesti öeldud. Aga üldiselt, see ekspordi osakaal on seal 97% peal, 95%, et ikkagi enamik läheb nagu ekspordiks. Aga kuidas see teekond oli, eks me alustasime ikkagi niimoodi, et alustasime nii, et ega me ei teadnud üldse, mis me teeme. Et kuidagi sai alustatud ja see tundus nagu lahe mõte, millel võiks olla jumet. Ja siis vaikselt hakkasime liikuma niimoodi, et algselt sai eesmärgiks seatud see, et näitame toodet Eestis. Et kui see Eestis on nagu edukas, me käisime messidel, laatadel, ma vist olen peaaegu kõik Eesti laadad läbi käinud, et kui seal nagu sujub, et siis võiks välismaale ka minna. Ja see vastukoja tuli nagu üsna kiirelt kuidagi, et võib-olla siis toona nagu see brändi pool, oli ka mingil määral fookuses ja me tõime ta pilti, aga ilmselt ka see toode nagu oma kuju ja kõige muuga, et kuidagi kõnetas inimesi. Ja sealt hakkasid tekkima mingid esimesed siis sellised kontaktid, kes lubasid, et nad müüvad
nii palju maha kõike välismaale, et me ei jõua tootagi nii palju. Ja kuidas sellega läks? Sellega läks niimoodi, et kõigepealt mis sa arvad, mis oleks number 1 saunariik, kus saunu? No ma läheks ikka Soome kohe müüma. Ikka Soome, muidugi jah, et meil on majas sees kokkulepe, et kui keegi ütleb, et lähme Soome turule, et siis ta võib uksest välja. Et see oli meie jaoks nagu jah, siuke kõige keerulisem turg üldse ja siiani on ja me ei müügi Soome sisuliselt, et me üht-teist oleme müünud sinna, aga väga keeruline. Aga muidu, kuidas läks, oli see, et ma arvan, et see oli vist 2017 aasta lõpp, et meil oli, ma ei mäleta täpselt, ma arvan, et mingi 17 Euroopa riigis edasi müüa. Ja see edasi müüa siis tähendas seda, et tal on meie toode kuskil showroomis, mida ta siis promob ja kutsub kliendid kohale ja nemad muudkui tellivad ja müüvad ja meil on nagu äge on, et 17 riiki, igaüks tellib 10 sauna aastas ja 170 sauna müüdud ja võib Arubale minna. Aga päris nii ei läinud. Et mis me nagu avastasime oligi see, et juba tol hetkel meie saunad olid paljuski kallimad, kui nagu need muud saunad, mis seal kõrval olid, ma ei tea, mingid torud ja tünnid ja muud asjad. Küll aga nad olid nagu ägeda välimusega. Ja eks see meelitas siis selle kliendi sinna kohale, aga see kohapealne müügimees ei osanud ära põhjendada seda kallimat hinda. Ja seal see müük jäi katki ehk, et osteti siis mingi teine toode. Ja siis me saimegi nagu aru, et me peame midagi ümber muutma, et odavamaks me kuidagi minna ei saa ja nagu ei tahtnudki. Ja tekkiski mõte, et aga mis siis, kui läheks nagu kallimaks, prooviks seda kvaliteeti veel ülespoole kergitada ja et paneme põhifookuse enda brändile ja loole. Ja põhimõtteliselt sealt siis tekkis see mudel, millega sa alguses nagu sissi vaatasid, et me täpselt niimoodi kirjutasimegi selle väljakutse enda jaoks lahti. Ja siis jah, paralleelselt 2017 meil olid ka need majad nagu kõrvale tulnud, et vist esimest me käisimegi ühel Saksa messil nagu näitamas korraks. Ja siis sealt siis hakkaski nagu vaikselt pihtas asi. Ma korra küsin, kas te kohapealsed neid müügimehi kuidagi treenisite ka või miks nad siuksed nagu kehvakesed olid ja nagu müüa ei suutnud? Või näed sa tagantjärgi, et oleks neile, ma ei tea, teinud rohkem koolitusi, rohkem õpetan neid, et oleks võinud sellest ka nagu edasi müüa mudelist asja saada? Tead, me nagu proovisime kõike, et eks nad ju käisid kõik siin ka Eestis nagu koha peal ja me käisime seal ja ikka suhtlesime. Aga mul on nagu mulje jäänud, et kõik nagu, et võib-olla seda nagu ülekoht on öelda, aga et nad kõik nagu arvasid, et me ei tea, kuidas seal riigis asju aetakse. Et me teeme nii, et meil on kogu aeg niimoodi olnud ja nii peabki nagu olema, et mis te räägite, et ei tea mitte midagi. Et siiamaani nagu siit sealt nagu kuuled, et mis asja, et meie riigis ei ole võimalik niimoodi müüa või et ma ei tea kunagi Inglise turule minnes öeldi, et sealt sai tellitud mingi proua, kes tegi siukse, ma ei tea, mingi turu-uuringu moodi asja. Ütles, et need majad, et neid te saate müüa küll, aga et saunu, et ei, me ei usu, et Inglismaad nagu sauna ostetakse. Täna on ta meil vist kas number 1 või number 2 turg nagu sauna mõttes. Kuula siis neid eksperte on ju. Jah, et kuidagi et igaüks tegi nii, nagu ta oskas ja arvas, et see ongi nagu õige. Ja me siis arvasime, et meil on ka õigus, et me teeme siis nii, nagu meie oskame. Et umbes nii oligi. Kuidas või mis sa arvad, miks see Soome turg keeruline, siit ekspordime podcastist on nii palju läbi käinud ja kõik ütlevad seda sama. Miks sa arvad, et meil nagu üle lahe ei õnnestu siit müüa? Mis see case on? Tead, ma arvan, et seal on nagu 2 poolt, et ühelt poolt on see, et peab alustama võib-olla sellest, et miks seda Soomet üldse valitakse, et ta tundub nii ligidal. Aga kõik riigid maailmas on täpselt sama ligidal. Tegelikult ei ole mitte mingisugust sisulist vahet, nagu kuhu minna. Ja teiseks, et ma arvan, et Soome klient on ääretult konservatiivne. Ehk et mis puudutab nagu meie valdkonda, ütleme, et nüüd Soome on ju teada-tuntud saunamaa, kus on väidetavalt kauem saunas käidud kui Eestis, kuigi meil on selle kohta oma teooria.
ja noh, vot saun on nüüd mingi kindel, noh, tal on mingi kindel nägemus, milline see saun olema peab, mis välja nägema, ma ei tea, mis kujuga olema, kuidas ta peab lõhnama ja nii edasi, on ju. Ja nüüd tuleb mingid Eesti tüübid, ütlevad, et vot see saun on ümmargune, on ju, ja maksab 2 korda rohkem tegelikult, kui ma harjunud olema. Et noh, talle lihtsalt nagu ei sobinud see ilmselt, on ju, et noh, see on nagu meie nägemus sellest konservatiivsusest, et jah, et ma arvan jah, et see Soome nagu kuidagi kõigil on nagu esimene mõte, et ta on siin samas ja kuidagi see kuvand on kõikidel jätkuvalt peades nagu alles, on ju, et kui me siin, ma ei tea, 90-ndatel kogu asi pihta hakkas, et noh, siis ikkagi see Soome oli ligidel, seal oli rohkem raha ja nii edasi, on ju. Et noh, tegelikult ma arvan, et nendele turgudele sisenemisega on see, et see töö hulk, mis sa sinna paned, on igal pool täpselt sama. Et kas sa tahad nagu müüa Lätti, Soome või ma ei tea, Saksamaale, ega see töömaht sinna sisse panna täpselt sama. Lihtsam on valida see turg, kus on nagu rohkem klienti ja rohkem raha, on ju, et ma ei, jah, et ma täna ei näe isegi seda põhjust, et miks peaks nagu, on ju. Jah, mingi spetsiifiline asi, spetsiifiline valdkond kindla peale, on ju. Ja ma üldse ei ütle, et see nagu halb turg on, aga noh, meile ta lihtsalt ei sobinud. Kus see turgudel iGraph täna on? Sa mainisid Inglismaad, on ju, hästi populaarne, kus läheb? Mis turud veel on sellised? No, Saksamaa on meil kindlasti suur turg. Aga noh, me oleme üle Euroopa igale poole müünud laias laastus täna. Et aga jah, ja me, noh, kui me algselt nagu proovisime kuidagi nagu majas sees jagada, et võtame fookuse nüüd, ma ei tea, Taanile on ju, või Saksamaal ja nii. Noh, tegelikult ju ei ole vahet, kus see tellimus tuleb. Et me täna nagu järjest rohkem mõtleme nagu niipidi, et vahet ei ole, et noh, tellimus tuleb sealt, kus ta tuleb, on ju. Et jah, võib-olla turunduses me seame mingeid sihikuid, et meile tundub, et mingid asjad nagu võiksid paremini töötada või ikka mõtled, et ma ei tea, et Skandinaavia näed, et see on lähemal, et me saame nendest justkui paremini aru. Noh, ma ei tea, päeva lõpuks ei ole vahet, et me oleme Portugali, Hispaaniasse samamoodi müünud, et kõik inimesele meeldib, siis ta ostab. Aga vaata oligi see, et kui sa ütlesid, et see edasimüüjate asi hakanud tööle, et hakata kogu brändi ehitama, mis need nagu sammud olid, mis sa nagu enda peas välja mõtlesid ja kuidas sa liikuma hakkasid, nii et lõpuks te müütegi täna üle kogu maailma? Vaata, mul on üks hea sõber Siim Pütsep, et ja me oleme temaga niimoodi pikalt filosofeerinud ja ta on palju targemaid raamatuid lugenud kui mina. Ja sealt on tekkinud siuke teistsugune brändistrateegia võib-olla, et see on nagu miks nagu paljudest asjadest, aga ma arvan, et see põhiline arusaam on sellest, et mida nagu inimesed tegelikult ostavad ja mida nad osta tahavad. Ehk et mitte ükski inimene ei osta midagi ratsionaalsetele argumentidele tuginedes, et kõik ostetakse nagu emotsiooni pärast. Ja sellest vahest tuleb aru saada, et noh, kui ratsionaalselt võtta, siis noh, et ütleme, kui sa võtad seda sauna, et noh, ta on nagu 4 ruumi ja keris, et mille saab kuumaks kütta, et noh, ja selle on võimalik osta nagu 2000-ga, et miks sa peaksid maksma nagu 12 000 täpselt sama asja eest, et noh, see lihtsalt ei jookse peas kokku. Aga kui sinna juurde liita nüüd mingisugune lugu ja mingisugused emotsionaalsed väärtused, noh, siis see pilt läheb teistpidi selles mõttes, et emotsiooni pealt inimesed on nõus hoopis teistsuguseid asju tegema. Et noh, ma ei tea, lihtne näide Legode puhul on ju, et kui sa mõtled Lego peale, et ratsionaalselt on ta maailma kõige kallim värviline plastmass, noh, mida sa ostad kalli raha eest kiloga koju, on ju. Aga kui sa mõtled niipidi, et see on kreatiivsus ja lastega koos veedetud aeg, noh, siis ei ole vahet. Pole üldse küsimustki, on ju, just. Et ja me tõime nagu endale selle mudeli sisse ja teistpidi nagu, noh, mida ma ise olen nagu mõelnud, et see klassikaline turundusteooria ütleb nagu seda, et noh, et ikkagi, et vali mingi sihtturg välja ja siis turu-uuring ja siis kaardist ära konkurendid ja siis hinnavõrdlused ja siis mingi SWOT ja noh, siis sa nagu avastad, et näed, et vot selle hinnaga nüüd on võimalik müüa sinna või siis ei ole võimalik müüa ja muuda toodet, on ju, ja noh, ühesõnaga üks suur gemüüse ja jama, on ju. Noh, me mõtlesime nagu teistpidi, et teeme sellise toote, mis meile meeldib, räägime sinna sellise loo juurde, mis meile meeldib. Ja et kui maailmas elab palju 9 miljardit inimest, et äkki nende hulgas on veel samasuguseid inimesi, kes töötavad või nagu elavad, siis ütleme täpselt samasugustes väärtuste süsteemis nagu meie. Ja saavad asjadest täpselt samamoodi aru.
üsna tõenäoline, et on 9 miljardi hulgas, neid peab olema. Ja et siis ainus küsimus ongi see, et kuidas me nad üles leiame. Et me hind enam ei ole argument, sellepärast, et nad saavad sellest emotsioonist samamoodi aru, nad on valmis maksma selle eest, toodega järelikult neile meeldib, et aga kuidas me nad üles leiame ja siis seal edasi tulevadki juba appi, ma ei tea, Facebookid ja muud asjad, kus on ju võimalik hakata nagu taandama, et me nagu lähtusime sellest, et me hakkasime nagu selle pealt kogu seda asja üles ehitama. Ja sealt edasi juba selles mõttes oli lihtne, et kui meil oli paigas see, et me müüme seda emotsiooni, me tegime oma brändi kontseptsiooni, mis räägib nagu aja võtmisest, take time, me hakkasime siis lavastama nagu fotosid sisuliselt sellest aja võtmisest ja siis hakkasime, ma ei tea, läbi näiteks Facebooki neid inimesi leidma, kes siis sellest väärtusesüsteemist aru saavad. Ja selles mõttes see on ka lihtne, et see on ju siuke taandamismeetod on ju, et ma ei tea, pillikult öeldes, et kui ma ei tea, võtame mingi Saksamaa ette on ju, et kuidas need inimesed siis üles leida, et ma ei tea, Lõuna-Saksamaal on näiteks rohkem raha kui Põhja-Saksamaal on ju, okei, võtame Lõuna ette. Need inimesed ei saa elada suurlinnades, sest sinna meie toodet ei ole kuskile panna, taandame suurlinnad välja. Siis ilmselt need inimesed on, ma ei tea, harjunud juba nagu tööl käima ja sissetulekut teenima ja nii edasi on ju, et seame alumiseks vanusepiiriks 35. Väga vana inimene ka ei osta on ju, et taandame temaga välja, paneme ülemiseks piiriks 65. Et mis neil nagu võiksid olla mingid hobid ja muud asjad on ju nii edasi ja lõpuks avastad, et sellest 90 miljonist Saksamaal elavast inimesest jääbki mingi käputäis alles. Siis sa saad valida veel mingeid regioone, piirkondi, näidata seda reklaami sinna ja ongi väga lihtne. Et kogu suur SWOT ja kõik muud asjad niimoodi taandatud väga lihtsaks. Et vähemalt see on nagu see loogika, kuidas meie oleme neid asju teinud. Ja numbrid räägivad, et see loogika töötab, on ju? Jah, kindlasti alati saab nagu paremini ja ma üldse ei ütle, et see mingi nagu õige on või aga see on nagu see meie lähenemine lihtsalt. Kuidas see majade puhul see sama take time, et sama puhul mul nagu klikib ära, kuidas te majade puhul ise olete seda seletanud, et teil on üliägedad need väikemajad ja office'id, mis te kõik teete, et kuidas see sinna nagu läheb? Tegelikult sinna ta läheb isegi mõnes mõttes veel rohkem, et kui sa võtad selle, et meie klient on majutusteenuse pakkuja, et milleks siis nagu tema klient üldse tema juurde tuleb, et ta tulebki aega maha võtma. Ja päris tihti on see, et kui me vaatame nagu enda kliente, et siis nad kasutavad hästi palju ka enda turundamiseks siis meie fotosid või meie kopitekste ja nii edasi. Ja seal on ka see, et eks me nagu seal müüme neile nagu kahte asja, et ma olen alati nagu sellest proovinud lähtuda, et ärikliendi puhul on üks ainus nagu argument, ehk et sa pead talle ära tõestama, et meie tooteid kasutades teenib rohkem raha kui teiste toodetega. Sellest peab nagu lähtuma. Ja me seda oleme ka nagu üritanud tõestada, et mida klient edasi, seda lihtsam see on, et referentsid tulevad ette. Me täna teame, et kui meie maja välja rentida mingis piirkonnas, et nad saavad kuskil 20–25% rohkem raha küsida kui teiste sarnaste majade eest selle kuju tõttu. Ja ka seal meil on nagu, me just sõnastame natukene ringi oma brändilugu, et ja tahame ka seal viia nagu ütleme siis müügi ja turunduse nagu niimoodi ühte jalga käima, et ka seal on nagu väga palju argumente, et meie nägemus on nagu see, et kui ma ka nagu sinu käest küsin, et ütleme, et sa lähed kodust välja nagu puhkama kuskile loodusesse, mida sa eest tahad näha. Et tegelikult sa ei taha näha seal kandilisi vorme, sa ei taha näha seal kivi, sa ei taha näha klaasi ja metalli. Aga me pakume sulle ümaraid vorme, me pakume sulle käsitööna tehtud naturaalset puitlaastu ja nii edasi. Ehk et juba see on nii tugev argument, et keegi ei saa nagu öelda ei selle peale, et ei, minu klient tahab näha täpselt samasuguse vorme, nagu ta linnas näeb, ei taha. Ja kui lisaks sa astud sinna majja sisse, siis meie väide on, et ümaras ruumis mõte liigub paremini kui kandilises, ehk et sa puhkad ennast rohkem välja.
ja noh, me olemegi nagu siis läbi toote, ütleme, et toode ja turundus ja müügiargumendid, me proovime nad kõik nagu niimoodi, ma ei tea, kuidas see õige sõna on, sünki viia siis. Noh, nagu sa ütlesid, ühte jalga käima. Jah, just, jah. Kuidas te neid referentse presenteerite? Saadki öelda näiteks sellele uuele kliendile, et vaata, Hollandis on siuke majutusettevõte, numbrid on sellised, kus te need numbrid ise saate, kuidas te neid täna presenteerite ja panete sinna selle kliendi nime juurde või kuidas see käib? Me presenteerime avalikult neid ilmselt liiga vähe. et meil on majas sees olnud mitu koosolekut, et ma olen kogu aeg hoidnud seda joont, et ärme pane neid kliendi asju liiga palju kodukale või tead, et ma ei tea, kõik ajakirjad, mis meist kirjutanud ja nii edasi. Aga kõik inimesed on nüüd ütlema hakanud, et kuule, et tegelikult võiks nagu rohkem rääkida sellest, on ju. Aga kus me neid saame, me suhtleme oma klientidega. Et selles mõttes me ikkagi hoiame kogu aeg sidet ja küsime, kuidas neil läheb, mis on tulemused ja nii edasi ja meil see aasta on väga palju kordustellimusi ehk et ja kui juba kordustellimus tuleb, noh siis sa räägid nagu uuesti üle. Me oleme proovinud ka oma kliente kaasata oma enda turundusse ehk et näiteks ma ei tea, noh võtta on üks ajakiri Tvel, mis on üks suurimaid siukseid arhitektuuri või noh, siukseid ja ma ei tea, ongi lifestyle ajakirju võib-olla mõnes mõttes. Et noh, me oleme seal mitu lugu kirjutanud näiteks ühest oma Taani kliendist. Et ja niimoodi kaasates ma arvan, et noh, sealt hakkab ka tagasiside liikuma, on ju, et sealt on üldiselt tulnud ja teinekord siis noh, ongi, et kui nüüd ma ei tea, müük teeb tööd ja on suhtlus mõne kliendiga, et noh, siis me ikkagi üritame ennast hoida informeerituna, mis seal piirkonnas toimub, kuidas kellegi läheb või mis numbritega keegi ennast müüa saab. Kas seal seda hirmu ka on stiilis, üks Hollandi see kämp on nüüd ennast püsti pannud ja siis teine mõtleb ka, aga mõtleb, et no äkki siis me oleme samasugused, et kas on seda müügis nagu tagasilööki ka tulnud, et noh, te olete nii eripärased, et kui keegi teine teeb samasugust eripärast asja, siis juba on halvasti. Ei ole? Me oleme tänaseks nii vähe neid majasid müünud, et ja piisavalt laiali üle Euroopa. Küll aga me oleme teinud kokkuleppeid näiteks, et see sama Taani klient, Reepark, et neil on siuke hästi äge safaripark ja meil on nendega kokkulepe, et me mitte ühelegi teisele Taani nii-öelda loomaiale oma tooteid ei müü. Et ja me teame, et nad tellivad nagu, seal tulevad veel jätkutellimused, et see on nagu jumala fine on siukseid kokkuleppeid teha, ma arvan. Ja noh, teistpidi, et ütleme, et noh, kui me müüsime 2020 100 maja, et noh, see kogus nagu ikkagi hajub Euroopa peale nii laiali ära nagu, et ma veel ei karda seda, et nad kuidagi korduma hakkavad nagu. Kuidas te seda enda eristumist veel välja mängite? Lisaks sellele heale fotomaterjalile, heale loole on ju kallimale hinnale, kvaliteedile, kas seal on veel mingid nüansid, mida te müügis ja turunduses ka nagu rõhutate ja välja toote? Ma kõike nüanssi ei saa rääkida siin, võib-olla konkurendid kuulavad. aga me proovime nagu me proovime hästi kuidagi vabalt ja otse nagu suhelda kõikide klientidega. Ehk et ma arvan, et kui suvalisel päeval meie tootmisesse minna, siis võib seal näha müüginimesi, kes käivad ringi, telefonid käes, teevad klientidega videokõnesid ja nii edasi. Kui see koroonakriis veel alanud ei olnud, siis meil oli suht tavapärane see, et tehti 2 nädalat Eestist kõnesid ja lepiti endale kohtumised kokku näiteks kuskil Hollandisse ja sõideti kliente läbi. Ja me oleme saanud tagasi, et noh, et ma ei tea, et täna tuleb päring sisse ja me järgmise päeva hommikul helistame, ütleme, et kuule, et noh, mis kell sa meid vastu võtad ja lendadki kohale, et tavaliselt nagu mulle tundub, et keegi ei viitsi nagu mugavustsoonist välja tulla, et me üritame nagu seda teha. Ja teistpidi, noh, kindlasti ma ei ütlegi, et meil kõik on nagu kuidagi ülivõrdes super või midagi, aga ma arvan, et me nagu vähemalt üritame kogu aeg kõike nagu parendada, ehk et meil on nagu see kokku lepitud, et siuke asi, et ma ei tea, toode ei ole kunagi valmis. Et noh, alati saab toodet paremaks teha. Turundusmaterjalid ei ole mitte kunagi valmis, alati saab neid paremaks teha ja me pidevalt teemegi seda. Et just eile oli pikk koosolek kodulehe mingil blogi teemal ja siis selgus, et me justkui peaks terve uue esilehe tegema. Ja siis me seal argumenteerisime, vaidlesime oma veebipartneriga ja lõpuks nagu tundus, et jah, et tegelikult neil on nagu õigus, et saab veel paremaks. Et ma arvan, et see ongi see, et ei tohi niimoodi puhkama jääda, vaid peab kogu aeg tegelema.
siit ongi hea kohe küsida, palju te seda esialgset ideed, mis teil oli, selle esimese sauna tegite versus nüüd, mis see kogu tooteseeria on, palju te nagu muudatusi teinud olete, palju te kohandanud olete, palju te klientide tagasisidet olete arvesse võtnud, kuidas see kogu protsess nagu käinud on? Päris palju, et laias laastus see kuju on sama, ma ei tea, isegi välislaastu samm on vist muutunud et no ikka oleme ikka kõvasti muutnud. Et ja selles mõttes sa ütlesidki nagu õigesti, et hästi palju tagasisidet on klientidelt tulnud ja ikka õpid läbi oma tagumiku, et keegi ei tule ütlema, et vot tee nii, et siis on nagu hea. Et neid tagasilööke on ikka nagu kõvasti olnud, kui mõtlema hakata. Oskad mõne välja tuua siia ka? Ma ei tea, kõik, mis puudutab ma ei tea, veevarustust näiteks on ju majades, seal on olnud värvikaid näiteid. Meil on reaalselt olnud case, kus Inglismaal ühes kohas, kus meie tooted on, ja siiamaani on ja nad on teinud mitu kordustellimust ka. Ühel hommikul ma sain pildi, kuidas uksed aknad sõna otseses mõttes olid plahvatanud. Et mis juhtus oli see, et seal sadas vihma, aga see on niisugune mereäärne koht ja vihm ei sadanud ülevalt alla, vaid sadas otse niimoodi. Tuul lihtsalt lükkas nii tugevalt. Ja see tuli otse meie uste akende peale, mis me arvasime, et on nagu head küll, aga nad paisusid ööga selles niiskuses Inglise kliimas nii palju, et lihtsalt lendasid nagu pilbasteks. Et jah, et siukseid asju ikka tuleb ette või siukseid värvikaid näiteid, sest kõik on nagu iseõppimise teel tehtud, et täna uksed aknad sellest on nagu suht kuulikindlad. Ma julgen loota vähemalt. Et eks see sealt läbi selle tagasiside on kõik tulnud. Aga kui mõelda, ma olen aeg-ajalt vaatanud mingeid vanu pilte, kus on vanad tooted ja siis on küll siuke tunne, et issand jumal, mida me mõtlesime. Et kuidas üldse julgesid nagu kuskile klientide ette minna. No kuskilt on ikkagi vaja alustada. Muidugi, aga see ongi okei. Et see on nagu jumal okei. See on arengu ja märk, et mul kolleeg Henri Palmar ütleb ka alati, et kui sa vaatad aastale tagasi ja piinlikkust ei tunne, siis arengut ei ole olnud. Ja täpselt, aga see ongi väga õige nagu, et täna ka, et ise astud sinna meie majakasse sisse, et siis on siuke, et siit saaks paremini ja siit ja kõrvakliendid on, vau. Ja ise mõtled, et ma tean, et see ei ole vau, et tegelikult see ei ole vau veel, et seda saab paremaks, et see on kogu aeg see tunne nagu. No see on jumala hea tunne, see aitab vaata areneda. Kuidas te selliseid, kui need probleemid tekivad, kuidas te lahendate? Paljud lihtsalt kaovad ära aga te saate sealt Inglismaalt, kus need aknad plahvatasid nagu kordustellimusi ja te lahendasid selle kuidagi nagu elegantselt hästi, mis tegite? Ma vaatan nende lahendamistega on ka see, et tuleb olemas olla, et need kliendi mured peab ära kuulama. Et täpselt sel hetkel, kui sa hakkad nagu vastu ajama midagi, et ma ei tea, stiilis me pole süüdi või lihtsalt ei võtta toru, see on nagu siuke eskaleerumise siuke tee number 1 kohe. Et ma arvan, et tuleb nagu olemas olla, tuleb suhelda, leida parimaid lahendusi ja nii edasi, et eks meil on ka oma tootmisest mehi küll ja küll üle Euroopa käinud niimoodi, et jälle lepid kokku, et kuskilt rendist saad tööriistad ja minnakse remontima, ega muud ei olegi nagu, et tuleb olemas olla ja asjad ära teha, korda teha nagu kõige lihtsam nagu, et ega seal ma arvan, et seal mingit muud reeglit ei olegi nagu. Sa mainisid seda pildimaterjali ja veebis vaadates, tõesti, silm puhkab, väga hästi tehtud pildid, tõesti, tekib see sama emotsionaalne tunne, et ma tahaks seda maja, ma tahaks seal majas olla või ma tahaks seal saunas olla. Palju siukse nagu pildi tegemise protsess või kuidas see protsess üldse käib, palju see asi nagu aega ja raha võtab, et need tõesti pildid lõpuks sellised on, et need oleks vau ja ma selle pealt tahaks selle 40 000 eurose ostu ära teha. Tead, eks mõni pilt on lihtsalt juhtunud ka, aga üldiselt on see ikkagi käinud niimoodi, et me oleme päris palju heietanud, et millest need pildid peaksid rääkima ja proovinud leida mingid suunde. Ja siis hakkavad tekkima mingid tunded ja täna me siis oleme läinud seda teed, et iga see pilt peab siis, ma ei tea, jutustama mingitest emotsioonidest, näiteks, ma ei tea, take time to be happy või take time to cry või take time to whatever. Ja siis me oleme proovinud nagu, sisuliselt, ma ei tea, planeerime seda Excelis. Et me oleme kõik need asjad välja kirjutanud, siis me oleme hakanud otsima lokatsioone,
inimesi, setup ja noh, siis lõpuks mingit ilma ja siis päeva ja kõik, et millal seda teha. Et tegelikult nagu, et nende imago piltide pildistamine on nagu päris suur ettevõtmine alati, et see jah, ei ole niimoodi, et teeme üle jala kuidagi, aga ma arvan, et see on nagu väärt seda. Et kui, noh, ütleme, et kui näiteks, noh, meie puhul näiteks veeb ja see pilt ongi need asjad, mis meie lugu räägivad ja müüvad, et noh, kuidas ma sinna siis nagu ei panusta, et ta peabki olema nagu kõige parem. Ja meil on ka siukseid pilte, mis tunduvad nagu seal samas Excelis nagu jube head ja siis see lõpuks läheb pildistama ja selgub, et see pole see. Või noh, ma ei tea, lihtne näide, et teed mingit saunapilti, meil oli üks foto, kus 2 tüüpi istuvad sauna ees ja pildist vaatad midagi nagu valesti, et noh, et ta ei tundu nagu õige. Ja siis äkki klikkas, et meestel on nahavärv vale, et me peame sauna üles kütma ja sauna saatma ja teeme selle pildi siis. Et sa hakkad kuskilt maalt siukse nüansse avastama ja nende asjade jaoks peab nagu aega võtma, et neid peab planeerima ja rahulikult tegema. Nagu. Paljude kulu osas on, ma ei oska öelda, et me, noh, ma ei tea, piinlik tunnistada, et ega me väga ei ole nagu nüüd jube detailselt neid asju nagu eelarvestanud. Teete seda muidu enda tiimiga või oskad sa tuua välja mõne nime, et kes tahab, vaatab nagu iglukraft.com-i, vaatab pagan ilusad pildid, et keda enda lappi palgata, et teha samamoodi ja teha nagu üle veebi on ju eksporti? Meie pildid on kõik Kalle Veesaar teinud, et Kallet ma igal juhul 100% soovitan. Ja siis enne ma mainisin siin jutu alguses oma sõber Siimu, et me oleme Siimuga hästi palju planeerinud, aga üldiselt see on ikkagi majas seest kõik. Nagu. Siim aitas on ju, Siim Pütsepp aitas seda lugu ka teil kirjutada, sul on ju seda välja tuua. Jah, just, et me koos nagu ma üritasin talle selle ära sõnastada, et mida me nagu teha tahame ja kuidas me kliendid mõtlen edasi, et tema aitas selle siis nagu sõnadesse ja sellesse vormi valada. Et tema poole võib ka siis ju tegelikult pöörduda, kes tahab oma seda lugu nagu hästi jutustada. Pane number alla, helistage kohe kõik. Sest see on ju kunst tegelikult oma ettevaat. Absoluutselt, jaa, et see jah, et just see arusaamine, et kuidas see nagu bränd töötab ja miks ta töötab, et noh, see on nagu oluline. Millele te veel veebis hästi rõhku panete, et loomulikult kogu see pildimaterjal on ju, mis sinna juurde veel, mis nagu sa näed, et see teeb selle veebi müüvaks? Noh, mis selle veebi mõte üldse on mingi kliendi teekond seal. Ma kindlasti arva, et meil see täna nagu kõige parem on ja kindlasti seal on nagu mingisuguseid puudujääke ja nii edasi. Aga me üritame aru saada, et mis infot sealt otsitakse, kõik üleliigse välja visata ja siis ainult selle nagu alles jätta, et mida inimesed tahavad. Ja noh, teine asi, et kui veebis igat nagu liikumist ei tracki, nagu siis ei ole sellega üldse mitte mingisugust mõtet, nagu noh, siis ei ole mõtet üldse teha nagu. Ja kolmandaks ma arvan, et selle veebi puhul on ka oluline see, et noh, on vaja aru saada, et mis ta nagu eesmärk on. Et meie tegelikult veebileht kannab ainult ühte eesmärki, et meile päringuid tuleks. Et ja noh, selle käigus me siis nagu noh, selle mõttega me teda nagu arendame kogu aeg. Et ega seal vist muud väga ei olegi, ma arvan. Palju seda kontaktivormi täidetakse võrreldes, ma ei tea, helistamiste ja e-mailidega, et ma vaatasin, et on väga hästi lahendatud, kõik väga hästi valikud ja hästi lihtne loogiline, et palju sealt kontaktivormi kaudu siuksed päringuid tuleb? Noh, see sõltub otseselt sellest, kui palju raha sa turundusse paned või sinna Facebooki ahju kütad. Ma ei tea, kas võib neid numbreid öelda. Eelmine aasta me vaatasime ma ei mäleta, meil tuli vist aasta keskmisena mingi, ma ei mäleta, kas ta oli 140 päringut kuus või midagi sellist, et üsna usinalt, aga ega nende päringute hulgas on ka, et me kutsume dreameriteks neid inimesi, kes kirjutab päringu ja siis sa suhtled, siis ta nagu on mingi segment, kes kaob ära, siis on mingi segment, kes siis ütleb, et ühel päeval ma ostan endale lapimaad ja siis ma panen selle maja sinna ja vaatan päiksetõusu. Et noh, neid me kutsume dreameriteks, et nad on kindlasti meil nagu kuskil pipeline'is olemas, aga tihti ei lähe nende kostuks ja siis on seal väga konkreetseid tegelasi, kes ongi, et okei, ma tahan seda infot ja et hakkame tööle nagu. Aga nende päringutega on oluline tegeleda nagu jah,
Kuidas see tegelemine käib, kuidas see müügiprotsess käib, kui ma olen nüüd selle päringu ära teinud, valisingi, et tahan seal, ma ei tea, 2-4 maja, teil oli seal valik, on ju, täidan ära, siis mis sealt edasi saab, päring tuleb teile postkasti, kellele see postkasti läheb, mis sealt saab? Ta tuleb meil tegelikult üldmeilile. Müügi poole pealt müügijuht on mingi loogikaga ära jaganud müügitiimi vahel, et a la kes mis riigiga tegeleb. Ja siis ta potsatab meil, ta tegelikult liigub otse Pipedrive'i, ehk meil on tehtud see link veebi ja siis päringut ja Pipedrive'i vahel. Ja sealt ta tõstetakse siis kellegi pipeline'i ja suure tõenäosusega saab kõne pärast seda. Et, ja tihti nendele kõnedele ei vastata, sellepärast on need Eesti numbri pealt, siis me paneme sõnumi otsa. Kui sellele ka reaktsiooni ei tule, siis saadame meili ja siis me oleme ka Facebooki kirjutanud või LinkedIni ja nii edasi. Ega me siin rahule ei jäta enam pärast seda. Väga tublid. Et ega seda on päris palju nagu seda klienti, kes ka ära kaob, on ju. Et me ükskord saime jälile, et meil oli üks klient, kes iga reede tegi päringu ja ma mõtlesin, mis jama see on, et pärast kaob ära aga talle meeldis napsu võtta, et ta lihtsalt unustas ära, et selle päringu tegi, aga siis me lõpuks saime tal niimoodi natist kinni ja siis vist ostis selle saunaga ära. ja see oli konstantselt ja mingi pool aastat käis see ralli ja ma ei saanud üldse aru, et kuidas see saab olla, või päris tihti nagu mõtled, et miks sa üldse teed selle päringu, kui sa nagu ära kaod, et see on niisugune müstiline küsimus, mida me kogu aeg lahendame. See on see emotsiooni pealt tehtud päring, Priit. Ja, täpselt, et ise oleme selle jama kokku keranud endale. Ise ju nii müütavad. Et aga jah, et ega seal muud ei olegi, aga jah, et ilmselt mingil kujul võetakse su ühendust pärast seda, et see müük on üsna personaalne meil ikkagi. Palju müügiinimesi on, kes nende päringutega täna kõik tegelevad teil? Meid on, issand, nüüd lõi kohe lukku 5 inimest, vist jah, 5 jah. Videokõned, kui saab kohal lennata, käivad koha peal ja kõik. Ja, hetkel ei saa kohale minna, et selles mõttes mulle tegelikult natuke isegi see koroonaaeg meeldib, et see on olnud siuke challenging, et välja mõelda neid viise, kuidas neid asju teha, et meil jah, et me isegi panime nagu enda päringu vormi, et kas sa tahad live demo saada showroomist, on ju läbi mis kanali. Ja et siuke WhatsAppi videokõne on meil üsna levinud asi, et selles ei ole üldse midagi imelikku. Et ma olen ise ka seal klientidega suhelnud, tootmist näidanud, on ju, kuidas keegi mingit laastu laseb või mingites toodetes ringi kõndinud. Väga lahe, mingid innovatiivseid lahendusi veel, et seda kõike presenteerida, mis te teete lisaks nendele videokõnetele? Tulevad, aga ma ei tahaks neist rääkida. Pilt selge arusaada muidugi. Aga tulevad, jah. Ma vaatasin seal kontakti vormi juures on ka valik, kus kohast ma teie kohta infot olen kuulnud, mida sinna märgitakse, mis need peamised kanalid on, mis märgitakse, mis on peamised, mida üldse nagu ei märgita või mis? Eks peamine on ikka mingi Facebook ad selles mõttes, et seal me kõige rohkem oleme siia ennast turundanud, aga mis meile väga meeldib, kui sinna kirjutatakse, et ma lugesin teist kuskil, mis tähendab seda, et me ise nagu sihime hästi tugevalt seda, et meist meedias kirjutatakse, et see on siuke omaette challenge ja mis on veel parem on see, kui öeldakse, et sõber soovitas või ta ööbis meie toodetes või kasutas meie sauna kuskil ja tahaks endale ka, et eks see on see, mida me kõige rohkem sealt näha nagu loodame. Kas te täna olete majadesse pannud ka, et kui ma nüüd lähengi sinna kuhugi Saksamaale ööbima, näiteks sinna parki, kas te müüte mulle seal maja sees ennast ka või? Nii et see teine inimene võiks selle ostu teha, kes seal ööbib siis? Liiga vähe müüme, et ei müü. Ja see on üks agendadest, mis meil hetkel on laual, et kuidas seda nagu teha. Et see on ka siuke kahe otsaga asi minu arust, et esiteks meie maja on ju kellegi teise campsite'is, et kuidas me seal nüüd hakkame ennast promoma ja teiseks, et kust läheb nagu siuke, ma ei tea, hea maitse piir, et seda nagu ei ületa ja liiga, ma ei tea, peale tükki või ole ja nii edasi. Et ei müü jah, aga et seda peaks tegema tegelikult, et see on üks asi, mis lonkab. See on võib-olla päris palju müüki peidus on ju tegelikult. Ja kindlasti võib-olla, absoluutselt jah. Müüte täna veebis on ju, kutsuti inimesi endale koha peale. Palju see showroomid on teil? Ma vaatasin UK, Saksa, Belgia, Poola, Norra, et ikka päris palju. Palju need müügile kaasa aitavad ja palju siuke rajamine ja haldamine üldse nagu aega tegelikult võtab? Need showroomid on meie kliendid. Aha.
et me tegelikult oleme oma klientidega kokku leppinud, et kuule, kas see on okei, et kui keegi tahab näha, et ta tuleb sinu juurde. Ja miks see ei peaks okei olema, selles mõttes, et tihti need inimesed, kes tulevad, jäävad nende juurde kööseks. Et mõnikord nad maksavad ise selle ööst, mõnikord maksame meie, et ja saadamegi kliente kuskile ööbima nagu. Et selles mõttes meie jaoks ei ole see kuskilt otsas kuluprojekt, vaid tuluprojekt, sest nad on need tooted ostnud. Nagu. Jälle hea näide, miks on vaja kliendiga hoida lihtsalt häid suhteid tegelikult, on ju. Meil tõepoolest nagu on päris palju selliseid kliente, ma arvan, ma võin öösel kell 2 helistada, küsida, et kuidas läheb, mis teed, ja nii edasi. Nad ei ole enam kliendid, nad on sõbrad. Väga palju nendest, ja tõesti nagu, et me oleme mitmega rääkinud, et saaks juba piirid lahti, et tuleks külla, vaataks, kuidas läheb ja nii edasi, et see on nagu lahe, jah. Mis on kõige suurem otsus või muudatus, mis te olete nende aastate jooksul teinud, mis on müügile kõige rohkem kaasa aidanud? Hinnatõus. Räägi lähemalt. mul on kogu aeg see tunne olnud, et iga kord, kui me hinda tõstame, siis lähevad asjad paremaks. et okei, me päris ei tõsta nagu tühja koha pealt kunagi hinda, et alati on nagu, üks asi on see, et lihtsalt sul lähevad mingi kulud üles, midagi ei ole teha, pead hinda tõstma. Teiselt poolt on see, et me alati oleme proovinud kvaliteeti paremaks viia. On need siis mingid uued töövõtted, materjalid, mingid muud asjad. Aga kuidagi kummalisel kombel hinnatõus nagu on alati mõjutanud seda. Ja teiseks, et mis on ka otsapidi hinnatõusuga seotud, aga et üritada tuua kallimaid tooteid portfelli, suuremaid ja uhkemaid, et meil see aasta kindlasti lansseerime 2 uut saunamudelit. Et meil on kliendid öelnud, et kas see that's it nagu, et kas see ongi see kõik või, et tahaks midagi uhkemat ja suuremat. Ja kui kliendid seda küsivad, siis miks mitte seda teha nagu? See uhkem, suurem, kas seal on parem marginaal ka teie jaoks või? Panete sinna nagu rohkem ka nagu enda jaoks vahele? Nii ja naa. Ei, protsentuaalselt ei pruugi üldse olla nagu. Et aga et meil on tootmine käib mööda nagu liini ja me tegelikult räägime nagu kõige rohkem seda aega, et mis ta sealt liinist nagu läbi läheb. Et kas ta läheb nagu sama tsükliga läbi, mis nagu teised asjad, äkki me saame neid 2 kaupa toota, aga et ta jumala hästi hakkaks kuskilt nagu pidurdama. Et me seda nagu mõõdame tootmis kõige rohkem nagu. Et ei, see ei pruugi seda tähendada, et ta kõige kõrgema marginaaliga nüüd otseselt just on. Mida teised eksportijad peaks oma mõttelaadis muutmas? Pigem mulle tundub see, et lähme ma ei tea kuhugi välisturule, teeme odavamat hinda ja siis selle abil teeme müüki. Aga just, et jõuda sinna samma, nagu teie mõtlete, tõstame hinda ja müüme kallimalt ja... Jah, ma ei tea, mis muutma peab. Eks igaüks ju mõtleb nagu enda moodi. Ma arvan, et minu jaoks nagu kõige suurem õppetund on olnud see, et mitte keegi mitte kuskil ei tee sinu eest midagi ära. Et alati on nagu see tunne, et just nende partnerite kaasamist äge, et meil on need tüübid ja nüüd hakkab minema nagu. Neil tüüpidel on 100 muud asja veel nagu ja keegi ei mõtle sinu ärist sama palju nagu see ise ja nii edasi, et see küll tundub niimoodi, aga tegelikult seda nagu ei juhtu. Et ma arvan, et see on nagu kõige olulisem, et need asjad tuleb ise ära teha, ei saa loota nagu kellegi kauge peale kuskil nagu. Et just kui sellest nagu ekspordi suunas rääkida. Eks siis ise alati minna koha peale, sõlmida neid sidemeid, tutvusi, kontakte. Teha ikkagi ise asjad põhjalikult selgeks nagu. Et ma arvan, et see on nagu kõige olulisem. Mis kanalitest teil peamiselt täna klient tuleb ja kuhu te oma selle turundusteraviku suunanud olete? Sa oled maininud Facebooki, kas see on nagu ainuke Facebookist veebi, sealt juba päring kätte või sama PR-i mainisid on, et teist kirjutataks? Meil jah, number 1 on ikkagi kindla peale Facebook. Instagram kaasa arvatud on ju, et ütleme just seda piltide kaudu seda lugu jutustada ja visuaale näidata, siis need on kõige lihtsamad kanalid. Ja teine jah, suur on siis igasugune PR, et loomulikult on tore, kui kirjutavad sellised väga tõsiselt võetavad väljaanded ja sealt tuleb nagu ühtemoodi kliendi profiil peale, aga teistpidi, et kuidas ma seda ilusti ütlen, et ühelt poolt justkui ei taha, et Daily Mail kirjutab, et ma ei tea, David Beckham ostis meie käest sauna, aga teistpidi, mis seal salata, et eks see toob ikka päris tugeva traffiku nagu lehele.
et ka sellist kollast ajakirjandust, et seda on nagu teinekord vaja. Ja meil endal majasisene kokkulepe on see, et me hakkame nüüd järjest rohkem fookust panema otsemüügile. Ehk et me hakkame ise otsima neid kohti, keda me arvame, et võiksid meie kliendid olla. Et see on nagu, see on üks nagu tugev suund. Ja lisaks me tahame sel aastal LinkedIni fookusesse võtta. Et ma arvan, et meil üks nagu nõrkasid kohtasid on see, et me ei ole seal piisavalt tugevalt turundanud ennast või siis kas või nagu kontakte otsinud, et seal on see väga lihtne. Sa ütledki vaata, et tegelikult teete ju ärilt ärile on ju, business to business ja siis mõtled Facebook, paljud ütlevad, no seal äriklienti ei püüa, aga te ju püüate väga hästi. Ja ikka, et ega see äriklient on ka inimene ju, et ta ju vaatab seal ka samasuguseid asju, tal on sõbrad seal ja likeib ja share'ib ja nii edasi nagu. Et selles mõttes jah, kõige ütleme, et lihtne on püüda sellist toimivat, ma ei tea, ütleme campsite'i siis on ju, et aga väljakutse on see, et kuidas sa saad kätte selle inimese, kes mõtleb, et ma nüüd lähen sellesse ärisse sisse ja et mul on vaja ägedaid tooteid, mida hakata välja rentima, et see on nagu meie jaoks kõige suurem väljakutse, et see on see, millega me iga päev nagu ragistame, et kuidas me neid inimesi kätte saame nagu. Mingid ettevõtja hakatisi, kes mõtlevad täitsa luua enda uut asja. Või näiteks, ma ei tea, need võivad olla ka kes iganes, kui neid kliendi profiile võtma hakata, need võivad olla mingid kinnisvaraärimehed või mingid maaomanikud ja nii edasi. Et neid saab nagu palju olla, aga et jah, et kuidas me just saame neid kätte, sest ta ei ole seda kuskil välja öelnud, see on tal siin, aga me peame kuidagi temani jõudma. Kuidas teil see otsemüügi lähenemise plaan on? Tõenäoliselt ei pane lihtsalt tuimalt külmi emaile teile, et tule osta minu iglumaja ära, et kuidas teil plaan on läheneda selle otsemüügiga, et leiate kontakti? Tuima panna. On mingid videod, mingid pildid, kuidas mingid eristumise nurka seal ka? Tead, ma nii palju, kui ma poole kõrvaga kuulnud olen, mida meie müügiosakond räägib, siis ikkagi see, et otsime välja, kes nad olla võiksid, teeme endale tausta selgeks, proovime nad toru otsa saada, kui nad seda ei võta, et siis kirjutame. Ikkagi toru otsa kõigepealt, mitte meil. Ja ikka. Ma olen alati seda meelt olnud, et selline otsesuhtlus on nagu kõige õigem asi. Et ma olen mõned korrad kirjutanud, et väga palju inimesi on, vaata, kes saadavad sulle meili teel mingeid pakkumisi, koostööettepanekuid näiteks, on ju. Ja et tuleb üks meil ja siis vaatad, et okei, et tal on siis Pipedrive'is meeldetuletus pandud, et kirjutab Riidule uuesti nädala aja pärast, siis tuleb see uus meil ja niimoodi 4 korda järjest, ma olen paar korda vastu kirjutanud, kuule, aga miks sa ei helista mulle, et mul on ju number veebis nagu avalik, on ju. Ja ma olen reaalselt saanud 1 korra vastus, et ei, et meil on poliitika see, et me kirjutame klientidele. Et siis ma mõtlesin, et okei, et väga huvitav nagu. Parem poliitika oleks see, et müük peab tehtud saama. jah, et seal ei ole ju vahet. Et ma ei tea, mulle tundub, et siuke personaalne lähenemine on palju lihtsam kui mingid hullud ametlikud vormid ja ma ei tea, mis iganes asjad on. Et see nagu on töötanud. Palju sinu arvates üldse ettevõtte juht või oonik turundusest peaks aru saama ja sinna sekkuma? Ma võib-olla olen vale inimene, kellelt sa küsida sellepärast, et see on sinu arvamus. Mu enda taust on puhtalt turundus olnud. Et ma arvan, et peaks aru saama ja võiks tahta aru saada, et kui maailmas siukseid unikaalseid tooteid jääb ju järjest vähemaks. Et see, et ainult su toode on nagu argument, et kui seda nagu ei ole, siis järgmine asi, mis saab argumendiks olla, ongi see bränd ja see emotsionaalne väärtus. Ja kui sellest nagu aru ei saa, ma arvan, et siis ei olegi asjad hästi. Et see on just see, millest peab aru saama nagu, jah. Jah, sest nagu sa enne salvestamist ütlesid ka, et turundus muudab maailma paremaks, on, et see aitab selle müügi tegelikult koju tuua, on. Ma arvan küll, jah. Et mis seal, pildikult öeldes vaatas on see sama näide, et meil on ka öeldud, et mis teil viga, et teil on nii ägedad tooted, et need müüvad ennast ise. Aga võtame nüüd sealt ümbert ära selle brändi, kujutame ette olukorda näiteks, et see veebileht, mis meil on, et see on, ma ei tea, mingi sugulase poolt tehtud 2000 euroga, on ju, siis need fotod, mis on, et need ma olen ise telefoniga nagu klõpsinud ja sinna veebi üles pannud kuskil laoplatsil seal maja taga ja siis kirjutame uhkelt sinna Sanna alla hinnaks 15 000 eurot, nagu, et kas sa ostaksid? Ilmselt ei ostaks, on ju. Aga toode on ju sama.
toode on ju täpselt sama tegelikult, noh. Et küsimus ikkagi on nagu selles vormis, mis siin ümber on antud, küsimus on kõiges selles, on ju. Et et kui, noh, ma olen alati nagu seda meelt olnud, et kui keegi ütleb, et toode nagu müüb, siis ma ei usu sellest, see toode ei müü nagu mitte kunagi. Välja arvatud juhul, ma ei tea, kui sa oled ainus ettevõtte maailmas, kes teeb mingit, ma ei tea, kuullaagrit mingile laevamootorile. Noh, ma ei tea, noh, näiteks ülim nišš on ju, loomulikult toode müüb ja kvaliteet on ju ja mingid paradigmad. Aga piisab sellest, et keegi saab aru, et sa oled üliägedas nišis, ostab natukene uuemad seadmed, paneb natukene rohkem raha sinna businessisse ja hakkab ka neid laagreid tegema, et noh, mis sa siis teed? Noh, siis on ikkagi küsimus turunduses, on ju. Et lõpuks, noh, ei jää muud üle, et sa pead seda brändi siin ümber ehitama ja emotsionaalsed väärtused. Peep Lae, ma mäletan ka kirjutas 2-3 aastat tagasi, et noh, lõpuks on bränd see, mida kopeerida ja see kõike muud, kõik kopeeritakse nagu ära. Siis mul oli endal ka käis peas nagu see, et mul on eluaeg uskunud seda, et noh, kõik peab olema mõõdetav ja mis bränd ja mis asjamat, et lõpuks on bränd see, mis aitab eristuda. Ja täpselt, ja nii ongi, et noh, meie tooteid tehakse ka ju väga palju järele, aga noh, ma ei tea, kuidas neil läheb, eks me peame nendega lahinguid ja asju, aga kui ma vaatan seda vormi, milles nad proovivad müüa, siis noh, ma tean, et meie sõnastus ja neid asju, nad ei saa meilt kuidagi kätte, nad ei saa ju täpselt sama asju panna. On proovitud järele teha, aga täpselt samasse kastmesse nad ei saa seda valada. Nagu. Kuidas te üldse seda järele tegemist täna nagu kaitsnud olete? Oma neid ümaraid vorme ja lahendusi või ei ole need kaitstud ja kõik võivad järgi teha justkui? Meil on kõik nad kaitstud tööstusdisaini lahendusega. Aga see ei tähenda, et neid järele ei proovita teha. Et meil hetkel on siuksed, kuidas ma siis ütlen, kirjavahetused käimas Venemaal, Lätis, Hollandis ja Saksamaal. Et ikka proovitakse järele teha ja tehakse ka ja see on nagu hästi siuke kaheotsaga asi, et me oleme majas sees endal sellest hästi palju rääkinud. Et ühelt poolt noh, las teevad, et äge kompliment on ju ja kui võtta see kulu, mis läheb nagu advokaatide peale, et jaurata, et see on nii meeletu, et lihtsam oleks müüki teha. Aga teistpidi see on nagu põhimõtteline, et kui turg saab signaali, et kuule, see ongi fine, et siukseid asju teha ja niimoodi jäljendada ja võib-olla sama nime alt müüa kuidagi ja nii edasi. Et noh, siis see on nagu vale signaal ja me ei tea, mis hetkel tekib keegi, kes päriselt investeerib sinna meeletu raha sisse ja lihtsalt sõidabki meist nagu üle. Et siis justkui nagu tegelikult seda võitlust peab ikkagi nagu pidama. Aga nad on aeglased, nad on kallid ja nii edasi. Aga ja noh, see järeltegemine on ka nagu erinevatel levelitel, et ma kogu aeg olen lootnud, et äkki keegi teeb paremini järele. Vaata, et sa saad midagi õppida, aga ei tee, noh, et see on nagu kohati on nüüd siuke saast, mida tehakse, et see järeltegija mõttemall on paraku juba selline, et ta ei taha teha asja paremaks, vaid lihtsalt nagu... No just, et ta nagu kopeerib, on ju, ja noh, mul et meil oli mingi Läti case ja seal ikka viskas harja punaseks, et noh, nad olid ikka kirjutanud nagu meie kopitekstid järgi ja nad olid isegi fotosid lavastanud järele. Et meil on üks foto, kus neiu seisab jões niimoodi, vaatab iglu sauna selja tagant pildistatud, väga kaunis pilt, on ju. Nad olid selle järgi teinud, mingi naine oli pandud mingi punase mütsiga kuskile vette seisma, tead, mingi tiiki ja nad olid isegi selle järele pildistanud ja siis sa mõtled küll, et noh kurja nagu, et mis asja nagu. Et aga jah, ega noh, midagi teha ei ole nagu. Sa korra lihtsalt naljana mainisid seda veebi investeeringut 2000 € ja või selle telefoniga tehtud pildid. Palju te enda veebi raha olete investeerinud? Rääkimata sinu ajast ja oskusest kindlasti muidugi. Ma ei tea, ma arvan, et 20 000 € kindlasti, kui mitte rohkem. Et me kogu aeg teeme seal midagi. Just, veebi ei saa kunagi valmis. Ei, mitte kunagi. Nagu. Ja, et ma arvan küll, et mingi üle 20 000 €. Et ikka midagi vaja timmida või paremaks teha ja kui juurde liita veel, ütleme, mitte ainult nagu see reaalne, ma ei tea, nii-öelda kujunduse ja progemise pool, aga ka mingi, ma ei tea, SEO-d ja muud asjad, siis veelgi rohkem nagu. Google Adsi ka kasutate, ei kasuta? Ei ole siiani kasutanud. Nüüd on plaan testida, et vaadata, et mis sealt tuleb nagu. Mis turundustegevusi te muidu majas sees teete ja mida te väljast sisse ostate ja miks? Ma vaatasin, et teil on ka veel üks turundusinime lisaks sinule olemas. Ja, me oleme siiani teinud sisuliselt
kõike majas sees, me oleme ostnud ainult siis ütleme kujundustöid ja pildistamist nagu väljaspoolt. Aga nüüd sellest aastast meil on partner, kes siis ütleme kogu sotsiaalmeedia turundust ja kõik seda aitab nagu planeerida. Ja majas sees ei taht seda teha, sest võtta inimene tööle konkreetselt. Ja vaata, seal on nagu see koht, et mingites asjades oleks see nagu täistöökoht, aga teistes asjades jällegi ei oleks nagu. Ja majast väljaspoolt võttes hetkel tundub, et vähemalt, et seda kompetentsi on nagu oluliselt rohkem, et kui on mingi agentuur taga, et võib-olla on majas sees, nende peades on seda know-how'd nagu kokku rohkem nagu. Et eks ta on siuke ressursi juhtimise küsimus rohkem, ma arvan. Kus teil täna sellised suuremad pudelikaelad on ja kuidas lahendate neid? Meil on üks suur pudelikael täna on see, et me ei suuda nii palju toota, kui meilt tahetakse osta. Et eks see on üks siuke suur dilemma, et kas oma tootmist laiendada või mitte. Kui turunduse poole pealt rääkida, siis me pidevalt tegeleme sellega, et kuidas leida see õige kontaktse, kellest me ennem rääkisin, kes just hakkab mõtlema, et ta tahaks seda campsite'i ehitada. Ja müügi poole pealt kõige suurem küsimus on see, et kuidas me saaksime müügitsükli kiiremaks. Et kui me sauna nagu kõrvale jätame, sauna on võimalik müüa ka 2 päevaga või 1 päevaga, aga meie majade müügitsükkel on kuskil päringu tuleku hetkest kuni selleni, et on kliendi hoovi peal võib-olla 6 kuud kuni 1 aasta. Et seal on vahel mitu etappi, igasugused load ja kõik muud asjad nagu, et me kunagi kaardistasime ära terve selle tsükli, et nüüd päring tuli ja nüüd lõpuks klient on nagu rahul, seal vahel on 23 sammu. Et me võtsime nad kõik pulkadeks laiali, kirjutasime, et mis seal vahel toimub nii edasi. Et see nagu müügi puhul, see on nagu kõige suurem küsimärk, et kuidas saaks nagu seda kiirendada. Kuidas te selle kõik pulkadeks võtsite? Lihtsalt tiimiga kokku ja tahvlile või kaasate eksperte või kuidas käis? Me kaasasime eksperdi, tema nimi on Kaspar Roost ja ta teebki siukseid Kust ettevõttest on? Ta täitsa freelancerina teeb seda, jah. Et Kaspar tegi väga ägeda sellise, meil oli 2 siukest nagu päeva siis, kus me tegelesime nende asjadega ja proovisime lahendusi leida nendele asjadele siis ja me panime nagu, kirjutasime lahti, et kuidas meie seda majas sees näeme, kuidas klient seda näeb, ja proovisime tuletada neid samme ja nii edasi, et see oli väga lahe tegelikult nagu. Kaevasin üles ühe artikli, kus Alar Kolk 2017 küsis teilt, et kuidas või andis teile ülesande või mõtte, et kuidas küsida ostjalt lisa 8000 € peale seda 10 aastat. Olete täna selle välja mõelnud? Jaa, see Alar Kolgiga me olime toona SEB kasvuprogrammis piinlik tunnistada, et me mõtlesime selle juba toona seal välja, aga me ei ole mingil põhjusel seda käiku lasknud, et meil on tehtud üks siuke, kuidas ma ütlen, jälle ei taha liiga palju rääkida, meil tegelikult olemas nutisaun ja mõte siis oli see, et me lihtsalt hakkame nagu saunateenuse eest lisaraha küsima, et inimesed maksavad nagu selle eest. Et mitte ainult, et seda ühekordse ostu, vaid et sa oled meiega pikaajaliselt seotud, et me oleks läinud nagu teenust pakkuma nende saunadega. Et jah, me leidsime lahendus selle muidugi. Väga tublid. Mis teil endal selleks uueks aastaks 2021 plaanid ja tegevused on? Kuhu te fookus panete? Liiga paljudele asjadele. No meil on jah üks nagu ma enne mainisin, meil on siin mingid mõne uue toote mõtted. Siis me tegelikult tahame nagu, kuidas ma ütlen, rebrändida või uuesti disainida oma toodete sisud. Et upgrade'ida natukene seda just majatoodet peamiselt järgmisel aastal. Kindlasti on laual see tootmisvõimekuse kasvatamine, et see on nagu hästi suur probleem. Ja siis ütleme ka see, et siukseid uusi ja innovaatilisi lahendusi nagu müüki tuua, et seda lihtsustada. Aga võib-olla, et nagu mis meie jaoks kõige suurem väljakutse on või selline täiesti teine tegevussuund on see, et me läheme sellest aastast ise ka teenuse pakkumise turule. Mis tähendab?
Sisuliselt seda, et me hakkame oma tooteid välja rentima, et me hetkel ehitame Plessnerisse sellist, ma ei tea, kõige hullem ongi see, et meil ei ole veel head nime. Saaks juba praegu välja öelda. Jah, et nagu ütleme, et Iglu parki, kus siis on meie majad, kus saab ööbida. Sinna tulevad meie kontorimajakesed, mida saab siis nii-öelda remote workplace sinna välja hakata rentima päevakaupa ja siis ka meie saunad, mida on võimalik tunnikaupa rentima hakata. Et see on nagu selline esimene koht ja me tahaks selle nii-öelda teenusepakkuja turule siis minna, et ma arvan, et 3 aasta pärast võiks Eestis umbes 10 sellist kohta olla ja ka Euroopa peale nagu neid tekitada. Et saangi tulla tegema oma väikse tiimiga strateegiapäeva, teha koosolekud ära ja pärast minna õhtul sauna ka ilusas merevaatega on ja. Just. Või kui sul tulevad, ma ei tea, väliskülalised külla, siis sa majutad neid ka seal ja just jälle pakkuda midagi muud on jälle eristuda, mitte lihtsalt panna kuhugi hotelli. Väga hea idee, jälle üks võimalus juures. Enne kui me läheme kuulaja 2 küsimust, mis meil Facebooki grupis ekspordime küsitis, ma korra küsin sult veel siia, et mida sa ise soovitad veel eksportimise osas teistele tootjatele just? Ma arvan, et need ongi need asjad, millest me täna nagu rääkinud oleme. Et ma arvan, et üks pool on just see turundamise pool, et vähemalt mulle tundub, et sinna tasub investeerida, et oma brändiga nagu vaeva näha, sest et isegi kui tundub, et sul on maailma kõige unikaalsem toode, siis see ei ole seda ja mitte keegi ei taha tegelikult su asju osta. Et see on nagu üks asi ja teine asi on just seesama, et leida mingisuguseid teisi argumente selle tootme müümisel kui ainult hind nagu. Et kõik räägivad igal pool, et meil on nagu hea kvaliteedi ja soodsa hinnaga tooted nagu mis asja nagu, et miks kui nad on hea kvaliteedi, miks nad üldse soodsad peavad olema nagu, et kus see tuleb nagu, et miks siuke reegel on nagu sisse kirjutatud, et see on nagu just minu arust nagu see küsimärk. Siis ma ise võib-olla lihtsalt ei usu, et need tooted, teenused nii palju väärt on, vaata sealt tuleb see, et ma küsin igaks juhuks madalalt, siis ma tunnen ennast nagu mugavalt. Jah. Aga sa oled selle kalli hinna juures küsides ise nagu ebamugavalt ka tunne, et ossa pagan, et nüüd siukse hinnaga mina müüngi nagu saunu ja maju. Ei ole, sest meile jube tihti öeldakse, et ei maksagi nii palju ja siis me alati tunneme, et võiks kallim olla. Raha jäi lauale vedelema. Et ei ole nagu, me tunneme ennast nagu kõik halvasti siis, kui midagi selle tootega juhtub. Ehk et mingi reklamatsiooni probleem tuleb või klient ei ole mingi kvaliteediga rahul. Et siis on halb tunne sees nagu. Aga me alati oleme proovinud kõik endast sõltuva teha, et need asjad nagu ära lahendada ja korda teha ikkagi. Et ma arvan, et see on nagu ainus hetk nagu, muidu on ju see, et ega ei pea ostma meie asju, et võib mida iganes osta, maailma on majasid ja saunu täis ju. Ja valikuvõimalused ongi okeid ja see on jumala normaalne ja ega meist on ka kallimaid asju selles mõttes, et ega me ei ole kõige kallimad, on ju, et kui sellest hinnast rääkida ja nii edasi, mis ongi nagu äge, et igal ühel on oma nišš ja toimetab nagu. Nii et kui keegi kuulab, siis võiks põhimõtteliselt tõsta veebis hinnad ära muuta 10% kõrgemaks ja vaadata, mis saab või? Jah, vaata alla saab nagu alati hinnaga tulla, üles on palju raskem minna, et võib-olla isegi mitte 10%, et äkki 2 korrutada ja siis avastad, et siis koostetakse. Et ma ei tea. Ma arvan, et siuksed asjad on testimist väärt. Võtame need kuulaja 2 küsimust. Marek Ruubel küsis, et kui sa alustaksid homme uuesti täpselt samade teadmistega, mis tänaseks kogunenud, siis millisele turule sa siseneks esimesena ja lisaks sooviks siis teada, kas Eesti turu kogemusse tootearendus, klientide kiirem tagasiside, müük on andnud eksportimiseks mingi eelis üldse? Siseneks esimesena sellele turule, kus on kõige rohkem kliente raha. Kuidas seda täna, see sama taandamise mudel ja mõtlemise? Ma arvan küll, jah. Kõhutunde järgi. Et ma ei tea, Euroopa võttes ilmselt, ma ei tea, Saksamaa näiteks. Et ma arvan, et selle reegli järgi läheks. Kas Eesti turg on andnud mingeid eeliseid? Ma ei ütleks, et Eesti klientide tagasiside vahetum on kui välismaa klientide oma. Ma arvan, et välismaa kliendilt isegi saab tihti kiiremini tagasisidet ja et kuidagi isegi on tunne olnud, et kui Eestis minna küsima,
siis nagu väga ei antagi tagasisidet, et välismaalt tuleb see tegelikult nagu lihtsamalt. Võib-olla kui päris tagasi algusesse minna, et siis Eesti turu müük andis selle kindluse, et näed, et kui siin inimestele meeldib, et noh, siis meeldib mujal ka nagu. Aga ma arvan, et ühesõnaga ma ei usu, et Eesti klient peaks olema otseselt nüüd see, et võt tema alusel me nagu teeme kõik oma ärimudelid ja asjad, et noh, see peab ikkagi tulema nagu enda seest lõpuks ja see sama, mis ma rääkisin, et vähemalt see on see meie loogika jällegi, et ma ei ütle, et see üldse õige on 100%, aga see sama, et noh, kui mulle meeldib, et siis äkki keegi on kuskil veel, kellele meeldib, et niipidi ma arvan, niipidi on lihtsam mõelda, ma arvan. Võtta, teil on hästi hea kopi, no eesti keeles oskad hinnata, kas kopi on ja inglise keeles ka oskad. Kuidas te oma saksa kopi saite valmis veebi nii hea, nagu ta on? Tead, ma ei räägi saksa keelt, ma ei tea, kas see on hea või ei ole. See on jube huvitav, et sa selle lauale tõid. Meil oli hästi pikalt veebileht inglisekeelne ja tunnistada, siin vahepeal isegi liikus Facebookis huumorit, mitte meie ettevõtte kohta, kui ühe teise kohta, kus tuli Keeleametist ettekirjutus, et Eesti tootjatel või siis Eesti registreeritud veebileht peab eesti keeles olema. Ja me saime samasuguse ettekirjutuse. Ja siis me tõlkisime oma lehe eesti keelde. Ja ma eile hakkasin seda tõlget lugema. See on õudne. Ja see on just sel põhjusel, et see on inglise keelest eesti keelde tõstetud. Ja me eile just oma kolleegiga rääkisime, et me peame nagu väga-väga tõsise luubi alla kõik need tõlked võtma. Et ma arvan, et see, ma kujutan tegelikult ette, kuidas keegi sakslane lihtsalt hoiab kõhus kinni ja naerab, kui ta loeb meie asju, et noh, see on tore, et ta ikkagi ostab pärast seda, aga ma arvan, et seal võib ikka igasuguseid asju olla, et ja sama nagu inglise ja prantsuse keeltega ja nii edasi, et see on nagu noh, see on raske koht, et kus sa leiad, et mitte, ma jällegi ei taha öelda, et meie tõlkebürood nagu kuidagi halba tööd teevad midagi, aga kus sa leiad neid native speakereid, vaata, kes täpselt selle õige twisti sinna sisse keeravad ja et kui veel on nagu brändijutud, et noh, brändijutt ei ole tehniline info, see peab olema põhimõtteliselt nagu mingi novell, on ju, et noh, kus sa saad selle? Ma mõtlesin, et sa vastad praegu ära mulle selle. Ei, ma ei tea seda ja see on meil laual praegu nagu. Ja me päris tõsiselt istume ja hakkame mõtlema. Noh, me mõtlesime, et äkki need on mingid ajakirjanikud näiteks või noh, me ei tea. Ma arvan, et reaalselt tuleb konkurss teha. Ikkagi leida mingid nagu copywriterid, kes tunnevad nagu psühholoogiat ja kogu seda müüki ja turundust ja tunnetust. Äkki need peabki kirjanikud olema näiteks mingid noored kirjaniku hakatised. Ma ei tea. Et see on väga raske küsimus, kui et sama tõlkebüroode kohta ma olen kusjuures sama kuulnud, mitte kellelegi tahtes kurja teha või halvasti öelda, et noh, jällegi kõik võivad ise testida ja katsetada. Aga sõbral oli sama case, kus talle helistaski soomlane, et ma olen nüüd 15 minutit naernud. Ja nüüd ma ütlen, mis on. Ma täitsa usun seda nagu. No ma mõtlesin, et kas te olete, ma ei tea, neid tekste saatnud oma saksa klientidele, et küsida, kas need on okeid? No oleme ka seda teinud aeg-ajalt, on ju, aga tead, ma kardan, et seal on see, et no oletame, et keegi nüüd teeb kuskil Saksamaal mingi ettevõtte ja siis saadab sulle, et Timo, kuule, ma tahan Eesti turul tulla, et viitsid loe see tekst läbi. Noh, sa lasid silmadega üle, ega sa ka ju ei süvene 100%. Sul on omad tegemised asjad, on ju, et noh, ma ei usu, et igat koma ja sõna nagu keegi vaatama hakkab, on ju. No tundub okei, on ju. No kuule, see koht on vähe tahab kohendamist, nii päris ei öelda, on ju. Aga tead, kui sa süvenenud siis lugema hakkad, siis ma eile lugesime eestikeelset teksti, seal ei ole mitte midagi valesti. Aga me ei räägi niimoodi ju. Noh, me lihtsalt niimoodi ei räägi, on ju. Et see on hull teema. See on väga hull teema. Kuidas te ingliskeelse kes teil ingliskeelse tegi või aitas teha või kuidas see nagu käis? Seal me küll lasime päris tugevalt oma inglise koostööpartneritel lugeda neid tekste. Aga jällegi, et inglise keel on ju ka suur keel, et kui seda loetakse ühes Inglismaa osas, siis hoitakse kõhtu kinni naerdeks, et aga niimoodi räägivad need lõunaomad, on ju. Tead, see on samasugune non-stop nagu see tootearendus nagu, et tundub, et on valmis ja siis hakkad uuesti otsast pihta ja nii edasi. Lõpuks ongi, et võiks ainult üks keel olla, et ei peaks tegelema kogu aeg selle jamaga. Ja see oleks hea lihtne olla ettevõtja, ei peaks eriti tegelema asjadega.
Google võiks teha siukse translate'i, mis paneb nagu puusalt kohalikke dialekte ja kõik õigesse vormi. Võib-olla ühel hetkel on, siis on kõik tõlkijatel kaob töö ära ja turundajatel võib-olla ka. Ja see teine küsimus on Uku Kudult, et milline on teie Facebooki, Instagrami reklaamistrateegia? Kas sihite rikkamaid rajoone Inglismaal, kui pikk on keskmiselt aeg, et saaks läbi ostetud reklaami ära müüa üks saun või maja ja kui palju võite siis kulutada läbi selle ostetud reklaami, et see ROI oleks positiivne? Mis see strateegia teil seal Facebookis, Instagramis palju on? Küsimusi ühe küsimuse sees. No sellest ajast ma rääkisin ennem, et ütleme majade puhul tihti meil piiravaks faktoriks saavad mingid load, mida peab koha peal välja jääma, et sellepärast see protsess võib pikk olla. Saunadega on natukene lihtsam. Meeldib ei meeldi, finants on olemas, tellin ära. Et see aeg võib lühik olla. Strateegiad on hetkel üsna niimoodi puusalt. Teete, ma ei tea, mingit retargetit, inimesed käivad lehel. Selles mõttes, et kui nagu, et ma ei tea, kust poolt otsast alustada, jah, remarketing ja kõik see toimib, absoluutselt nagu. Ja ikkagi, et meil on, üritame lookalike siukseid audience teha ja nii edasi. Et ja see kõik nagu toimib absoluutselt ja retargeting on kindlasti üks asju, mis toob selle päringu. Aga see, et kuidas nagu alguses neid sihtida, noh, me oleme jah nagu kõike proovinud, et üks asi on see, et me proovime nagu selliseid võib-olla mingeid persoonasid luua, et mõelda, et kes see klient on. Ma ei tea, mis riideid ta kannab, kas tal on lemmikloom, kus ta elab ja nii edasi. Et selle järgi midagi teha. Ja teine asi ongi see geograafiline nagu piirkondade teema. Ja see siuke taandamise meetod, millest ma ennem rääkisin. Et loomulikult see piirkond, kus siin meil osad Inglismaa tuntud näod elavad, kogu aeg saab reklaami peale. Samamoodi me oleme proovinud mõelda, et näiteks, et ma ei tea, et sauna võiks müüa Gotlandile, et suht loogiline on, et seal on niisugused vanad majad ja hoovid, aga et kus need inimesed kätte saada, nad ei ole ju Gotlandil kogu aeg, et seal on suvekodud, aga kus inimene olla võiks? Tegelikult ta võiks tööl olla Stockholmi südalinnas, ja siis me oleme suunanud reklaami üldse sinna Stockholmi mingisse äridistrikti. Mis me veel oleme teinud näiteks nüüd ei ole juba ammu enam messidel käinud, aga ütleme, kui me olime mingitel meeletu suurtel messidel kuskil Euroopas, siis me targetasime ära reaalse aadressi, kus see messihall asus. Ja see oli nagu näha, et inimesed tulid telefon käes meie messiboksi niimoodi. Okei. Nagu. Me panime nagu reaalselt reklaami, kirjutasime, et me oleme sellel messil, meie messiboksi number on see, panime tootepildi ja inimesed tulid telefonid käes. Ja samamoodi, ma ei mäleta, mis kellegi, mingi staari pulm oli ühe korra kuskil Sveitsis. Ja Kroonika kirjutas sellest, et me panime kohe reklaami peale sinna. Ma ei mäleta, kas midagi tuli ka või tulnud, aga tead, see oli see, et sinna kogunes nagu siis mingi 1000 inimest üle maailma ala, ja siis me panime sinna kohe reklaami peale. Europarlamendi mingitel istungitel oleme reklaami pannud ja nii edasi. See on väga hea lähenemine, väga geniaalne. Ma pole isegi kunagi tulnud selle peale. No jaa, aga vaata, Euroopas sa saad ju aadressi järgi panna, et miks mitte ära kasutada siukseid suuri masskogunemisi. Mingid rock-kontserdid näiteks, et kus sa võid saada seda publikut ja nii edasi. Kas Facebooki reklaami eelarve per kuu on täna saladus, ei ole? Või suurusjärku öelda lihtsalt, palju te sinna reklaami turundusse investeerite, klikipõhist asja? Sõltub kuust, ma ei tea, kuskil 10-15 000 eurot kuus äkki, midagi sükast. Et iga päev keegi tegeleb, vahetab, sihib ümber, vaatab, et kõik on okei. Päris mitte iga päev, aga ikkagi pilk on nagu kogu aeg peal ja me kuskil, ütleme, nädalaselt vähemalt nagu vaatame suuremas plaanis üle ja ikkagi igakuiselt nagu istume ja planeerime tegevusi. Et selles mõttes, et ühelt poolt nagu nii-öelda ainult turunduse vaatenurgast, aga teiselt poolt ka nagu müügiga koos. Et kuule, mis sa arvad, et anna tagasi, et kuidas sealt kampaaniast, et näed, me näeme ju, et need päringud tulid sisse, et kas nad olid siis nagu kvaliteetsed, et palju seal hulgas siis oli neid triimereid või ei olnud, kuule, see töötas päris hästi, okei, seda jätkame, et paneme siia raha veel juurdegi näiteks, et vaadata, et kas see toob siis rohkem päringut tagasi ja nii edasi. Et selles mõttes, eks ta on ju suures osas siuke gambling, aga et ongi, et paned 1 euro sisse, et mitu sa siis lõpuks nagu tagasi, et seda me mõõdame kogu aeg.
Kas te kuidagi trackite ka seda, et Facebookis tulnud palju neid diile seal läbi Facebooki tulnud inimestest, palju neid diile Pipedrive'is lukku on läinud? Kas te seda otsa ka nagu trackite, et seda? Me nüüd just on nagu see teema lauale, et me läheme see aasta sinna, et me ikkagi hakkame nagu reaalselt mõõtma, et mis kanalist inimene on tulnud ja et kui diil lukku läheb, et kus neid protsentuaalselt kõige rohkem on. Et just tegeleme sellega hetkel. Et kogu see turundusahel tegelikult on ju lõpuni välja mõtted. Muidu võib öelda küll, et Facebookis nagu, ma ei tea, tuleb 15 päringut selle 150 euro peale või 1000 euro peale, on aga palju neist päriselt lukku läheb. Ja, see on nagu eraldi küsimus jah, et ja võib-olla nagu ongi, et mingi, et äkki nagu selgub, et kuskil ajakirjas mingi artikkel tõi küll 2 päringut, aga mõlemad ostsid, ma ei tea, 40 maja. Et ja isegi see on suhteline, et omal ajal, kui see Beckhami reklaam ilmus, ma ei mäleta, mis ta küsib selle postituse eest. Et ala ütleme, et Beckham küsib 100 000 nagu. Et hulluks läinud, et kolossaalne summa. Aga võib-olla ei ole. Äkki nagu piisabki sellest, et sa annad talle 100 000, ta paneb su pildi ülesse nagu ja terve su aasta müük on tehtud. Või 2 aasta. Jah, et vaata, see saab nii suhteline kõik olla nagu. Et ma arvan, ongi nagu börsi investeering ju. Et mõneti riskantne, et kas ta toob tagasi või ei too tagasi on ju ja mitmekordselt ta siis tagasi toob. Ma ei tea, või kasiinos ruleti laual, ütleme, et see Beckham ongi siuke punane 13 on ju. Plaks, näed, tuligi. Et ma arvan, et midagi sellist. Et ära karda neid suuri kulusid, väikseid tulusid on ja reklaamis tegelikult on ju. Ja neid riske, ma arvan, et turundus peab võtma neid riske. Et muidu ei ole nagu võimalik, et ja täna ei kujutaks ette, et ma ei tea, et ei investeeri meediasse raha nagu, mis moodi siis veel. Jah, kust need kliendid siis veel peaks tulema? Et otsemüük, nagu me rääkisime, aga see on keeruline, see on aega nõudev, et see nagu käima läheks ja tööle hakkaks nagu, et see ja teine suur pluss, mis siis on ja mida me oleme ka teinud hästi palju, on see, et me ja mis võimalused nagu annab sotsiaalmeedia, on sellised testimised. Kuule, mul on mingi hüpotees, et näed, et ma ei tea, teeme sellesse regiooni või üldse mingi selle loogikaga reklaami, et davai, et testime 500 euroga, et vaatame, mis sealt tuleb. Et siukseid asju on ju kohutavalt lihtne teha. Okei, paneme nädalaks üles, et ma ei tea, et ühe korra me võtsime üldse mingid täiesti sellised riigid, nagu, kuhu kunagi ei ole keskendunud või mille peale, see sama vaata, et mis riiki sa läheksid, ikka tuleb mingid suured riigid, mõtlesin, aga me võtsime Horvaatia, mingi, ma ei tea, seal mingid Rumeeniad ja kõik siuksed riigid, kuhu sa ei lähe nagu kõige esimesena, et kuule, paneme igasse riiki 500 eurot, vaatame, mis sealt tulemus tuleb. Nagu. Väga huvitavaid tulemusi tuli. Et täna on päris mitu asja, mis ilmselt lähevad nagu töösse. Aga ilma selle proovimata nagu ei tea. Et me siukseid asju oleme teinud. Super. Kuule, suured tänud sulle selle väärt info eest. Kõikide ekspordime podcasti kuulajatega me lõpetame siinkohal ära, aga Priit oma stuudiost ära ei lase, siis me hakkame turunduslaborisse salvestama 5 viimast. Eks ma küsin Priidult raamatuid, natuke põhimõtteid, erinevaid häkke, nii et ma loodan, Priit, et see majade müük läheb sama hästi, et tootmine siis jõuab ka järgi, et te kütate samamoodi edasi. Jah, saab näha. Aitäh sulle. Aitäh kutsumast, jah. Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud. Enne kui sa ära lähed. Kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis mine lavi.ee ja vaata, võib-olla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetset sisu, olgu see siis video, olgu see siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtust luua ja jälgijaskonda kasvatada, siis maratonstuudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Markoga väga palju koostööd teinud erinevaid projekte ja see sama podcast Ekspordime, mida sa kuulad, on siin samas Maraton stuudioses salvestatud ja julgen neid mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja sellist komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.